tere hommikust. Kell on saanud 10 ja mina olen Kätlin Tartust. Järgmisel nädalal saab minul juba 18 aastat Tupperwares. Teil on täna hommiku juba Eveliniga kohvi joodud. Eevi näitas teile, kuidas külmkorda teha ja olete kindlasti leidnud juba, millest täna hakata hommikusööki tegema. Mina tahan teile näidata, kuidas valmistada kiireid ja maitsvaid hommikusööke just Easy sarja toodetega. Sellesse sarja kuuluvad siis Easy Delight omletivalmistajad väike ja suur ning Easy Rice 3-liitrine. Omletivalmistajad sobivad just kõigile neile, kellel on pidevalt kiire, kes tahavad valmistada maitsvaid, tervislikke hommikusööke. Omleti sisse võib lisada juustu, köögivilju, sinki, vorsti, kõike seda, mida teil kapis leidub ja mis teile maitsevad. Samas, omletivalmistajaga saab teha ka magustoite, pudinguid, kihilisi kooke. Samuti sobivad kõik need tooted ka toidu soojendamiseks mikrolaineahjus. Kõik need tooted on hästi lihtsasti kasutatavad, võtavad vähe aega ja ka lapsed saavad nendega hakkama. Näiteks omletivalmistajaga omleti valmistamine koos ettevalmistusega võtab aega vaid 5-6 minutit. Oluline on vaid meeles pidada, et kõigepealt panete omletivalmistajasse köögiviljad ja siis alles munapiimasegu. Miks seda nii tehakse, on just sellepärast, et omlett tuleks kohevam ja õhulisem. Tervislikuks teeb omletivalmistaga just see, et ei pane siia mitte grammigi rasva. Kõik köögiviljad lähevad siia sisse ja ainult munapiimasegu peale. Kindlasti siis peaks ka meeles pidama seda, et kui te teete omletti, siis võiks lisada parema tulemuse saamiseks 15 milliliitrit vedelikku, kas siis piima või vett. Ja mikrolaineahju nõudega, kui te teete nende Easy sarja oma nõudega, siis mikrolaine võimsus on maksimum 800 vatti. Neid võib pesta nõudepesumasinas madalal temperatuuril. Väike ehk siis väiksem omletivalmistaja on mõeldud siis 2-4 muna jaoks. Toode koosneb siis kaanest ja põhjast. Tal on käepidemed, väga mugav on tõsta. Augud siin kaanes lasevad augul ilusti ringelda, et ei hakka siin midagi üle tulema ega ka kaant võbisema panema, et aug tuleb ilusti välja. Teeme siis koos kohe ka ühe kerge hommikusöögi. Selleks olen mina ette valmistanud ja kaasa võtnud siis suvikõrvitsad, sest suvikõrvits on omletis väga maitsev. Tõmbame siis juurviljakooriaga sellised pikad laastud. Panengi kohe siis siia omletivalmistaja sisse. Täpselt nii palju, kui sa ise soovid. No, paneme mõned veel. Siia lisame juurde näiteks ka paprikat, kellele paprika maitseb. Nii, mõned ringid veel. Siis panen hindad kätte, siis lisame siia veel vorsti. Lisame siia vorsti. Mõned viilud peale. Tomat on ka alati hea omletis, kellele maitseb, kellele. Nii, lisame mõned tomatikoolikud.
ja siis läheb peale muna-piimasegu. Natukene piima ka juurde. Ja vispliga või kellel on meie väike vispel, kellel on suur vispel, väga edukalt saab pausis. Kui teha seda muna-piimasegu segistist, siis tuleb omlett kohevam, kuna siis saab rohkem vahustada ja rohkem õhku. Ja valame peale. Panen siis 600 vati juurde 4 minutiks mikrolaineahju. Nii, see oli siis see väiksem omleti valmistaja, on olemas ka siis selline ümar, 775 milliliitrit omleti valmistaja, see väiksem oli 430 milliliitrit. Põhimõte on täpselt sama, käepidemed, kaane sees on augud, et aur välja tuleks ja pind ühtlaselt küpseks. Siis sellega saab lihtsalt teha kuni 8 munast. Saab hommikusöögi tervele perele. Mis ma tahtsin veel teile omleti valmistajast näidata, et minu üks viimase aja lemmik on, mida hästi kiiresti teha, mille valmistamine võtab aega vaid 1 minut, on see, et te teete spiraalitajaga, teete suvikõrvitsast ilusad sellised pesad omleti valmistaja sisse ja lööte sellest või see spiraalitajast pärast räägitakse teil veel, aga ja siis lööte peale muna selle pesa peale ja 3 minutit ja on teil sellised härjasilmad valmis, et ilusti hommikut tervislikult alustada. Kolmandaks tooteks, mis on Easy sarjas, on riisikeetja. Toode, mille hinda ma soovitan kindlasti sellel kuul oma esitleja käest küsida. See tupperware riisikeetja sobib siis ideaalselt erinevate riisisortide keetmiseks. Ja just siis erinevad nii valge, sushi, punane, pruun riis, kõik sobivad siin keeta. See hoiab siis aega kokku, te saate serveerida ja serveerida sellest ka siis selles anumas. Toode koosneb siis 3 osast. 3-liitrine anu, millel on ka siis maksimaalne täitmise piir ilusti peal, siis on aurugaas või vahugaas, kuhu siis tekib vaht, et teil ei jookse sinna see vaht toidu sisse ja on ka selline gaas, mis on konstrueeritud täpselt selliselt, et see sobiks riisi keetmiseks. Siin unustasin ka omleti valmistaja juures mainida, et kõikidel nendel on piktogrammid all, et te saate näha, kui kaua, mis võimsusega võite te mikrolaineahjus neid kasutada. Selline unikaalne topeltgaas siis teebki seda, et riis ei kee teil mikrolaineahjus üle ja see koguneb, see aur ja see vaht koguneb siia selle õõnsusesse ja siit vahelt läheb siis vedelik tagasi riisi sisse. Veekogus tuleb siis valida vastavalt sellele, millist riisi te just keedate. Võimsus on sellel siis 900 vatti ja maksimaalselt võib 900 vati juures hoida või keeta mikrolaineahjus sellega 30 minutit. Kindlasti siis peaks riisi ennem keetmist pesema, loputada siis kraanivee all mitu korda. Soovitav on ka see riis jätta külma vee sisse ligunema, et ta paisuks ja läheb kiiremini pehmeks.
seejärel siis riis potti, külm vesi peale, siis läheb peale valge gaas ja seejärel siis gaas, millel oleks hea, kui sangad on siis lähevad kohakult ja käibki klõps. Läheb, siis paned teda mikrolaineahju ja olenevalt siis riisisordist võtab see aega 15 kuni 17 minutit. Kui riis on siis, mikrolaineahi on selle klõpsu teinud, siis on laske veel 5 minutit kaane all rahuneda riisil, siis võtke ta lahti. Hea on just vajutate käepitemete peale ja gaas tuleb ilusti ära ja siis segamismusikaga segate riisi kohevaks. Erinevate riiside puhul on siis keetmise aeg on erinev. Paki pealt võite vaadata, mis on siis riisi keetmise aeg ja olenevalt sellest siis lisage riisi keetmisele mikrolaineahjus siis mõned minutid, näiteks tavaline riis on pluss 5 minutit. Kui te teete kuskussi, siis kuskuss on ainult 7 minutit tahab mikrolaineahjus olla. Bulgurim ja polental umbes 20 minutit. Quinoa 15 minutit. Et need on erinevad ja te saate seda ise paki pealt vaadata ja lisate vähem umbes 5 minutit juurde. Soola soovitan lisada siis, kui riis on keedetud. Siis segage ilusti läbi ja laske natuke tõmmata. Samas riisikeetjas saab keeta ka näiteks kartulit, peeti, porgandit, seda siis ilma veeta. Peske kartulit puhtaks, pange potti ja arvestage minut ja kartul, 1 minut kartuli kohta, aga mitte rohkem kui 7 minutit. Väga hea ja lihtne roog, mida ka lapsed ise hakkama saavad, on see, kui nad võtavad kartuli, korivad ära, lõikavad tükkideks, panevad riisikeetjasse mikrolaineahju ja 5 minutit ennem valmis saamist näiteks lõikate juurde viineriratad, lisate kas siis kohvikoord või köögikoord ja lasete natukene veel lisaks tõmmata või mikrolaineahjus näiteks 3-4 minutit. On väga maitsev. Et kokkuvõtteks võib siis öelda selliselt, et omleti valmistajatega saate valmistada tervislikke omlette erinevate lisadega. Kes soovib näiteks tugevamat hommikusööki, siis võib hoopiski ära kasutada eelmise päeva keedukartulit või makarone, sinna lisada juurde sinkivorsti, munapiimasegu peale ja saate hoopiski maitsva vormiroa. Samas riisikeetmisel ei pea te enam poti ääres, pliidi ääres seisma ja kartma seda, et kuna ta üle keeb või põhja läheb, samas on väga lihtne ka pärast potti pesta. Meil sai valmis nüüd omlett, mida me koos tegime. Lõhnad on küll väga head ja selline on siis täna meie hommikusöök. Aitäh teile!